ole praegu Venemaal. Me oleme Tallinnas, täpsemalt Põhja-Tallinnas, Kopli liinidel. See silt siin majal teatab vene keeles, et see maja on tuleohtlik ja sinna ei tohi siseneda. Aga miks on see vene keeles? Miks on see mõeldud vene turistidele, kes tulevad Tallinnasse? Kas Tallinna põliselanikud ei peagi teadma, et maja on tuleohtlik ja sinna ei tohi minna? See näitab ilmekalt praeguse linnavalitsuse suhtumist Tallinna põliselanikesse. Luban, et kui üle-eestiline valimisliit tuleb Tallinnas võimule, siis selline suhtumine põliselanikesse lõpeb. Mina olen Tõnu Kalvet, ajakirjanik ja tõlkija. Kandideerin Põhja-Tallinnas. Miks just siin? Sellepärast, et ma elasin oma teisest eluaastast kuni 38. eluaastani selles majas siin järjest. Ja see oli aeg, kui Kopli liinid oli veel hea koht, kus elada. Kahjuks ta enam selline ei ole, sest siin on selline kontingent, kellel pole kodutunnet. Ma tean väga hästi, kui oluline on kodutunne. Siis, kui inimesed tunnevad kõiki ja võivad üksteist usaldada, kui on kambavaim, koos tehakse paljusid asju ja need tehakse korralikult ära. Kui see aeg lõppes Kopli liinidel ja üldse Põhja-Tallinna mitmes paigas, siis tulid siia elama inimesed, kes on juurdeta, kellel on ükskõik, kuidas läheb kodukandil, kes hõivavad korterid, hõivavad terved majad, reostavad, lagastavad need, põhjustavad teistele inimestele, korralikele inimestele kannatusi. Sellepärast ma leidsingi, et peab midagi ette võtma. Sellepärast otsustasingi kandideerida valimistel. Ja leian, et Tallinnas tuleb taastada kord. Tuleb lõpetada see korralagedus, mis valitseb. See, kus hõivatakse korterid, kus lagastatakse, kus paadialused saavad laiutada ja kus narkomanid saavad terroriseerida korralikke elanikke. Kui üle-eestiline valimisliit pääseb Tallinnas võimule, siis me toetame kindlalt asumiseltse ja loome korra linnaosades. Sest kui inimene on oma kodukandiga tihedalt seotud, siis ta hoolitseb selle eest ilma välise sunnita ja teeb seda paremini kui ükski palgaline hoolitseja. Asumiseltsid on just need, mis suurendavad inimeste seotust oma kodukandiga. Ja kuigi tänapäeva ideoloogia on selline, et tõmmake Eestis tuttu, välismaal on kõik teed lahti, siis meie leiame, et isegi need inimesed, kes mõneks ajaks lahkuvad Eestist, nad peavad leidma endale koha, kuhu tagasi tulla. Ja tahame teha, et Tallinn, eeskätt Põhja-Tallinn, oleks just selline koht. Nii see ongi minu seisukoht. Ja kui see on ka sinu seisukoht, hea valija, siis pea meeles, üle-eestiline valimisliit lubas seda ja teeb.